Egon, me rääkisime Spektrum Suspensioni direktoriga, ta oli nagu väga rahul selle koostööga. Nüüd oleks sulle küsimus, kuidas sul tuli otsus üldse nagu Spektrumi kasutamise kasuks? Koostöö algas ju meil Evo aegadest, et mingi hetk otsustasime proovida ja esimesed muljed olid niivõrd head, põhimõtteliselt sealt maalt midagi muud alla panna ei ole. Eks tal nagu põhiline pluss ongi see, et see konkreetne toodang on hästi meie teele suunatud. See võib-olla, mis suurematelt tootjatelt tuleb, on sellise üldisega seadega ja mõeldud nagu igal pool nii-öelda toimima, aga eks selle asjaga nii, et see igal pool toimib. See ei pruugi nagu maksimaalselt toimida just mingites kindlates oludes, mis meil siin on. Et just nagu Eesti ja Baltikumi teede jaoks sa leiad, et konkreetselt nagu teie autode jaoks on see praegu nagu ideaalne variant? Jah, selle mõttes mulle just meeldib, et me saame täpselt neid enda käe järgi kogu aeg muuta ja seadistada, et seda siis nii sisu mõttes. Et kõik puudused saame kohe kiirelt likvideerida ja teha kiireid muudatusi. Just eriti protode puhul on see nagu oluline, sest siin me nagu kogu aeg avastame seda uut teed, et siin ees mingit käidud teed väga ei ole. Et ütleme, et ega praegu see protoga valmis veel ei ole. See ilmselt valmis kunagi ei saa ka. No aga samas on jälle huvitav. Jaa, huvitav on kindlasti. Ja väljakutse. See on kindlasti väljakutse nii sõitjatele, suur väljakutse mehaanikutele, kes nagu võib-olla erinevalt varasemast, kus nad kõike pidid kogu aeg nagu homologatsiooni järgi vahetama kindlaid standardjuppe nii-öelda välja, siis siin saab hästi palju nagu loovalt läheneda ja mehaanikud saavad ka ennast väga proovida panna. Ja sa nagu ise ka ju autoehitaja, et sulle on see ka väga huvitav, sa ju arened ka koos selle arendusega, amordi arendusega edasi. Jaa, ei kindlasti. See viimane aasta on päris palju saanud nii infot ja päris palju saanud juurde õppida. Et ütleme nii, et kui tiim on väike ja väga palju tuleb ise teha, siis... Ja eelarve on ka kindlasti piiratud. Eelarve on piiratud, et ütleme nii, et inseneri kamaluga võtta kuskilt ei ole, siis peab selle töö ise ära tegema. No aga see arendab sind ka? See arendab kindlasti, et kui sa sõitjana saad aru, kuidas nagu põhimõtteliselt see asi toimib ja kuidas asi toimima peaks, siis ma arvan, see aitab kaasa. Nii, vedrustusest me oleme nüüd rääkinud, aga äkki me räägiks nüüd natukene 2018. aasta Eesti meistrivõistluste hooajast. Et osalenud sa oled, alustaks nagu Aluksne rallist. Kuidas sa üldse kommenteerid, kuidas see nagu teile läks? Üleüldiselt oli kiirus täiesti enam-vähem, et pigem oli ka see, et nullis esimesel päeval kohe teise katse viga ära, et tekkis legendis üks viga sisse teisel läbimisel. Ja te vist sõitsite natukene teelt välja? Jah, sõitsime teelt välja, saime küll välja, aga siis oli juba suur aeg ära kaotatud. Auto küll kannatada väga ei saa? Ikka sai. Et lonkasime lõpuni ja väga kiiresti ei tulnud, et midagi hullemat midagi katki läheks. Aga tegime parandused, jätkasime teisel päeval. Aga rong oli läinud? Aga rong oli läinud, jah. Teine ralli sõideti samamoodi, see oli nüüd Kulbenes Sarma ralli. Jah. No kui ma nüüd mäletan õieti, siis sa olid ju absoluudis teine. Jah, absoluudis teine Eestikate arvestus saime esikoha. Sealt nagu meistrivõistluste arvestus saime maksimumpunktid, sellega peab rahul olema. Et nagu midagi halba tolle kohta ei ütle, et kõik lapis võib öelda ideaalselt? Ideaalselt vast ei saa öelda, et eks meil ikka oma komasid oli, et alati tahad ju paremini teha. Aga ideaali läheb? Aga ideaali läheb. Siis oli väike paus, oli kevadteede lagunemine ja siis tuli Tallinna ralli. Tallinna ralli ei olnud nii edukas, et siit ma lõpetan, äkki sa kommenteerid nüüd ise edasi? Jaa, see oli veel pehmelt öeldud. Meie saaga lõpus ju kohe esimesel katsel, sama kändus väga palju autosid välja püüdis. Tutvumisel sai sealt samamoodi tutvumisautoga üle sõidetud, et siis oli tegemist ainult väikse muuga, aga nagu võistlusautid sinna jõudsime. Et ta nagu kirjutamise ajal te nägite seda kändu, aga te ei osanud arvata, et ta nii välja tuli. Ta oli tegelikult puu juure moodi asi, aga pinnas oli niivõrd pehme, et esimesed autod ilmselt kraapisid sinna päris korraliku vao juba sisse. Sest igatahes tutvumisautoga sõitsime sama joont. Ja ei tundnud häda midagi? Jah, et tutvumisvideo ja seal oli olemas. Sai. Siis lõhkus vedrustuse ja kahjuks ei olnud põld, vaid oli mets, et see väljasõit oli suht kõva. Jah, kahjuks oli joogu nii palju meil, et meie jõudsime kõige kaugemal metsa ka. Kui suured olid lõpuks auto kahjustused? Ikka päris suured, me pidime siin terve pool raami ära vahetama, et suurt tööd oli kõik ära teha. Aga Virusse te jõudsite? Virusse me jõudsime. Ja nüüd räägimegi Viru rallist. No Virul
ei olnud ka, et tunne oli jälle hea, et kohe esimesel katsel ja algas, ma arvan, täiesti normaalselt, aga täiesti teadmata kohast poole katse pealt saime omale, oli tunda, et on midagi autol valesti ja tundus, et on ref ja nii ta oli ka. Tagumine parem hakkas tühjenema järjest ja poole katse pealt oli ta juba täitsa tühi. Aga kui ma õieti mäletan, siis teisel päeval vist olid ka piduriprobleemid ja tulid kimbutama. Ja teine päev kõigepealt oli see, et oli valida, kas me tuleme taga suurest tolmust või siis läheme seal ees, kohastasime rada, et proovisime, et äkki on tolm suur ja lähme ees. Aga jälle vist ilmselt see valik osutus natuke valeks, sest pärast korraldaja otsustas ka tagumistele anda 2 minutit vahe. Tagantjärgi oleks ilmselt valinud ka selle tagumise stardikoha. Kaotasime selle esimese stardikohaga ja nagu sa mainisid, siis ka selle piduri probleemiga, et üks tagumine voolik, see kehala nii nagu teda kutsutakse, see Akropolise osa. Just see, mis oli enne sisenemist. Et see Akropolise osa ilmselt sai saatuslikuks. Selles ilmselt sai saatuslikuks, et pärast seda meil pidurid kadunud olid. Sealt ei olnud enam võimalik püüda ka tipu tulemus. No ja just, et pidime terve järgmise katse lihtsalt läbi lonkama ja seal servides saime asjad korda. Nii et võib öelda, et kui on olnud kõik korras, kõik on toimunud ilusti, on alati poodium olnud. Kui ei ole, on nagu raskemaks läinud, et kas ma nüüd eksin väga, kui ma ütlen, et see hooaeg on natukene laineline olnud, et nagu üles-alla. Ja, see hooaeg on kindlasti laineline olnud, et mingid sellist stabiilset tulemust hetkel pole olnud, et hooaeg on mingid watermanid olnud. Kuigi on 3 rallit sõita, kindlasti on punkte veel võimalik püüda. Loodame, et see test, vedrustuse arendus läheb sul plaanipäraselt, et Shell Helix Rally Estonia lõpetad võimalikult kõrgel kohal. Hoiame pöialt, suur tänu intervjuust, Egon Kaur!